6. käik. No nii, tere kallid rallisõbrad, on 19. aprill ja eetris on järjekordne 6. käik. Roland Poom ja Gunnar Leheste, ühel Miki Hiire pildiga kampsun, teisel lihtsalt hall. Lihtsalt kampsun, jah? Lihtsalt kampsun. ja tere õhtust minu poolt ka. Päris meeleolukas päev oli või? Ei olnud paha, aga oleks saanud olla parem. No kindlasti oleks saanud olla parem, aga ma arvan, kui päev lõpetada niimoodi, et 3 meest oli äkki 6,6 sekundi sees, siis see on ikkagi kokkuvõttes, ma arvan, päris äge ja põnev päev olnud, eriti kuna see on Horvaatias. Jaa, aga vaadata silmateadet, siis homme tõotab tulla natukene põnevam. Absoluutselt. Ma just tahtsingi selleni jõuda, et kui täna oli põnev selles mõttes, et seda lõpptulemust vaadata ja võib-olla see kõige põnevam tegelikult tänase päeva puhul oligi see viimane katse ja selle esimene läbimine, ehk siis esimene katse, siis homme sõitjad väidavad, et on täiesti uus ralli ja mulle kuidagi jäi kõlama kõrvu see Ožeeri kommentaar siit lõpust, et homme saab ikka väga raske olema. Aga ma usun temasse praegult, sest see viimase katse jõu näitamine oli vägev. No võtame siis kiirelt üldseisu üle ja räägime päeva põnevamatest sündmustest ja siis siin kuskil 7-8 minuti pärast võtame ka Jaan Martinsoni Zagrebist liinile. On siis seis selline. Thierry Neuville ja Elvin Evans jagavad esikohta, esimest ja teist, peale 8 katset ja meil on siis 3. kohal Sébastien Ogier 6,6 sekundit nendest maas ja meie Ott Tänak 4. kohal täna stabiilselt püsinud 41,1 sekundit tema kaotus, siis tuleb Adrien Fourmaux 52,7 ja Takamoto Katsuta, Andreas Mikkelsen, Gregor Münster, nende kaotusi ei hakka vast lugema, sest sõidavad mehed seal oma sõitu. Teeme oma liiga meestel tagampool. Oma liiga, jah. Üks mees, kes pidi olema asfaltispetsialist, saab isegi Ford Pumalt varsti sisse. No see asfaltispets on sama kategooria nali, et meil on üks Bulgaaria rahvuskangelane ka siin sõitmas, et see on umbes sama kategooriasse. Aga jaa, nii on. Tegelikult Ott on selles mõttes, ei saa öelda, ralli on nii alguses, kui vaadata tagant, et 11,6 on Fourmaux selja taga, siis natukene võib-olla, kui kuidagi seda seletada olukorda, siis Ott Tänak võib-olla on natukene seal kuskil selline võileib seal vahel, et ta on nagu kuskil oma ette, et esimesed 3 on paugutanud nagu täiega ja Fourmaux ja Katsuta ja Mikkelsen on seal Otti taga ja tema seal kuidagi seal, vahel ühesõnaga on. No kui Otist rääkida, siis päev algas närviliselt, nagu ta ütles, mitte tema jaoks närviliselt, vaid auto käitus närviliselt. Aga siin juba pärastlõunal oli seis palju roosilisem. Ütles, et leidis siis mingi seadistusega, millega see auto tasakaal on pisut parem, nagu viimase katse lõpus ütles, siiski veel mitte ideaalne, et saaks olla veel roosilisem. Ja, aga kui üldse see päev talt nagu selles mõttes kokkut, et ma arvan, et erinevaid kommentaare lugedes ja natuke kuulates mingite spetsialistide või ma ei tea, kui spetsialistid on võib-olla lihtsalt sellised jutupaunikud, kes siis natuke hindasid seda päeva, siis pigem jäi nagu kõlama see, et mis probleem Otil on ja kuidagi ei tule üldse ja nii edasi, et mis asjad sellele autoga kõik halvasti on. Et tegelikult ma arvan hetkel vaadates siis ju olukord ei ole nii paha, et ilmselgelt ma arvan, et seda oli ette teada, et ta ei ole autoga kindlasti nii rahul nagu Neville on, me kõik panime Neville'i nii ralli võitjaks, on ju. Et kui lähedal ta suudab, küsimus oligi pigem selles, et kui lähedal ta suudab neile püsida, võib-olla on ta praegu natuke kaugemal poodiumis, kui oleks arvanud, et ta on, aga tegelikult ma ei taha siin nüüd ära sõnuda, aga need 3 mees, kui hakkavad ees paugutama homme edasi, siis ma arvan, et need 3 meest ralli lõpuni välja ei pea. No Ogier juba näitas siin, et oskab siin kurve laiaks sõita. Pull oli see, et kui näidati korduses, et Ogier sõitis kurvi laiaks ja sellest katse lõpu kohta küsiti, et kuule, sul oli mingi moment, see teisel katsel oli jah, aga tegelikult räägiti mingist 6. või 7. Et siis Bex Williams ütles ka, aitäh vihje eest, me võtame kohe teise katse replay ka ette. ma ei tea, kas ta nüüd ralli puhul on see tegelikult tahe, et see on vist üks ainukesi sporte, kus sa saad nagu täiesti vahetu emotsiooni, põhimõtteliselt kell läheb kinni ja juba mikker ees, et
tihtipeale ei olegi väga meeles, mis seal juhtus. Aga no, ma ei tea, räägime selle koomilise shakedowni ja fotograafi juhtumi ka. Oled videot näinud? Jaa, nägin küll. Mis toimub inimese peas, kui ta kuuleb vilet ja otsustab üle tee joosta? Jah, ei oskagi nagu hästi kommenteerida, et igasuguseid on ja millegipärast neid igasuguseid ikkagi satub. Aga see, et ta oli fotograaf ja vestiga, et ta ei olnud lihtsalt mingisugune pealtvaataja. Aga mida see vabandab? No see tähendab seda, et ta ikkagi paneb allkirja alla ja nii-öelda, no ma ei teagi, kuidas ma hakkasin mingit täpselt, ma ei ole seda lepingut näinud, mille ta alla kirjutab, aga noh, see annab ikkagi elu eest. No jah, aga ikkagi annab vihje, et sa nagu ju peaksid teadma, mida sa teed seal. Et sa oled professionaal. Kui mingisugune pealtvaate jookseb üle, saab lihtsalt öelda, et kuule loll, ära tee nii. Aga kui sa oled ikkagi nagu vestiga fotograaf, sa oled nagu mingi akrediteeringu läbinud, siis no ma ei tea. Võiks nagu teada, mida sa seal teed ja mis on need turvanõuded ja ohutusteemad kõik. No oleks sekund siia-sinna, see oleks kabelemats. Raudselt, jah, kindlasti. Mis kiiruseks auto võis hüpata sealt? No eks ta ikka circa 60. Ja ma arvan, et jah, sinna 60-80 seal vahel see kiirus võis olla. Okei, jumal temaga. Loodetavasti sai õppetunni. Jah. Aga kui nüüd rääkida veel rõõmustavatest uudistest, siis no Romet. Romet, mida teed? Võib-olla, ma pean ausalt ütlema, et tahaks talle kirjutada, et kuule, võta rahulikumalt. Aga mis ta siin rahulikult on võtta, et ega ta viimasel katsel, kus ta siin meie ajatabeli sees on, ega ta, ütleme, et 8. ta ei ole veel lõpetanud, aga siin viimastes ta ongi natukene rahulikumalt võtnud ja lasknud teistel meestel ka natuke dikteerida, aga ta saab seda teha, sest tal on minut selja taga. No ta hommik oli mega. Ikka täiesti nagu vaatasid, refreshisid mitu korda lehti, et kas ikka on õige aeg tabelil, aga siis tuli see üks türklane, kes pani veel ta aja üle, kui ma õigesti praegu peast mäletan, ta oli siis teistest circa 15-16 sekundit ees, kuni tuli türklane, kes pani talle ka veel sama. No sa oled türklase pilti näinud? Kus ta nüüd omadega on? No metsas. Ja seda ma teadsin, et ta offi pani, aga pilti peal näinud. Aga see türklase lõbu lõppes ka kohe ära. Põhimõtteliselt järgmisel katsel vist, et mega töö. Mega sõit. Ma väga loodan, et see jätkub tal. Aga tõesti ta on näidanud, et praegu ta on küll nagu näidanud, et see on ta koht, kus ta nagu, kuhu ta kuulub. Et seda on äge vaadata praegu. Jaa, loodame, et see hoog tal jätkub ja kui ei jätku, siis minut on ikkagi selja taga. Minut on selja taga ja kõige toredam tegelikult ongi see, et ta tundub tegelikult, kui ma ütlesin just, et võtta hoogu maha, siis tundub tegelikult ta natuke ongi võtud ja võib-olla natuke nii-öelda sõidab rohkem seifima poole peal, sest refi purunemised on kindlasti üks asi, millest tuleb hoiduda, et ühe refi purunemise saab lubada praegu selle eduga, aga rohkem mitte. Jaa, me saame nendest refidest siin veel pikemalt rääkida, aga teeme katse Jaanile. Ja teeme seda lausa otse-eetris ja üllatame Jaani. Ei tea, kui üllatunud muidugi on, ma enne hoiatasin teda ette siiski. No snitslit ta ilmselt hetkel ei söö. Ja ei, seda ta ei saa teha, jah. Tal ootab ju seda. Et Jaan teeb vahepeal tööd ka. Service parki. No räägi, Jaan, oma tänaseid muljeid, mida näinud, mida kuulnud, millest vaimustusid, mis valmistas tuska? No vaimustusin kindlasti Romet Jürgensonist, kes ikka paneb väga vingelt. Ma nüüd ei tea nüüd viimast seisu, eks nemad alles veel tulevad junior WRC autod, aga ikkagi pealt minuti on tema edu ja ta on võitnud ka kas 3 või 4 kiiruskatset. Et ütleme niimoodi, et ma nüüd küll ei saaks öelda, et see oleks õpipoisi aasta. Aga küsidalt kindlasti, et kaua ta veel paneb niimoodi või tasub homme natukene ettevaatlikumalt võtta? No, kus sa võtad ettevaatlikumalt, kui sul on iga kiiruskatse võiduga 1 punkt saadaval ja see punkt on kindlasti väga väärtuslik, aga mulle tundub juba, et ta täna sõitis äärmiselt mõistlikult ja targalt, et ta ei pannud hullu, vaid ta sõitis kindla peale ja omas tempos, nagu ta eile ka ütles, et ta oli kõik selle ju Horvaatia ralli eelmine aasta läbi sõitnud, siis oli ta
tänavuse ralli ees siinsamas piirkonnas käinud kohalikke meistrivõistlusi sõitmas, sai seal seadistusi paika, infot asfalti olude kohta ja nagu ta ütles, et tal on täpselt kindel siht, et millistel katsetel rünnata, millistel ennast tagasi hoida, et ma arvan, et Jürgenson võtab seda rallit, ma ei ütle, et teaduslikult, aga väga põhjalikult, et teeb eeltööd ja kõik muud asjad ära, et olla võimalikult kõrgel ja püsida võimalikult rajal. Mis sa Oti kohta ütled, on kõike arvestades 4. koht hetkel tema jaoks loogiline? No seal ei oska midagi öelda ju, et auto ei liikunud nii, nagu ta oleks pidanud liikuma ja nagu ma sain aru, ikkagi seal väga palju teha ei saanud. Lõpuks viimasel 3 katsel sai Tänak auto jooksma ja püsis teistega samas tempos. Aga ütleme niimoodi, et kaotust on juba tulnud liiga palju, et ma ei usu, et järgmine päev, eks siis laupäeval mingeid rünnakuid on oodata, eks varsti saan Tänakuga kokku ja küsin, mis värk on ja kuidas ta homse päeva endal seab, aga eks see oli Tänakule ka endale väike üllatus, nagu ta ütles, et asjad on hullemad, kui olid Monte Carlo asfaltil, nii et ega seal täpselt ei tea, jällegi, Tänak on ju öelnud, iga aasta alustad hooaega uue autoga ja see ei ole niivõrd kerge, et sa pead ju seda autot enda järgi kohandama ja sellega tutvuma ja kõik. Ja kui me vaatame tänaseid rajaolusid, kus olid kurvid igasugust muda ja sodi täis ja vahepeal oli rada märg ja sadas lund ja kõike seda, et see ei ole nüüd kindlasti koht, kus riskida. Ja Tänakul ei ole tõesti praegu veel põhjust riskida. 7 kruusarallit on tulekul. Et see on nüüd see koht, kus kaotusseisu võimalik tagasi teha. Kindlasti Horvaatia ralli ei ole see paik, kus hakata jõuliselt võitlema Thierry Neuvilliga. Aga kuidas sulle tundub, kas eespool olevad mehed Neuville, Evans, Ogier riskivad? Jah. Ütleme niimoodi, et kaalutletud risk ja kusjuures ma pigem arvan seda, et homme on just Ogier see, kes selle päeva kinni paneb. Sest temal ei ole ju kaotada midagi. Teisalt jälle, eks kui Jari-Mati Latvala ütleb, et kuule poiss, hoia nüüd ennast natukene tagasi ja et tiimile punkte tuua. Samas jälle Ogier'le seda ütlema on keeruline minna. 6,6 sekundit on ju vahet. Stardikoht on parem. Mitte palju, aga natukene parem, eks. Ja Ogier'd huvitab ainult võit. Kui saaks panused panna, siis kindlasti tema peale. Sest nii Neuville kui ka Evans, neil on vaja ikkagi suuri punkte ja teise 3. koha punktid on suured. Mis seal meediatsoonis täna põhijututeemat ajakirjanike vahel on olnud? Jututeemasid pole, sest need ajakirjanikud on üsna laiali, et mõnedel oli kohustus käia ma ei tea, paarisaja kilomeetri kaugusel rehvivahetustsoonis, siin natuke liiguti siia-sinna ringi, ikkagi teema on see, et ralli tulevik ja siis öösel ma siis kirjutan loo, mida Millener asjast arvab, kusjuures ta on ka teiste tiimijuhtide kõneisikuks ja täna siin pidi olema FIA töötajad aru andmas FIA bossidega, rallibossidega, aga paraku neid siin ei olnud ja homme on siis kohtumine promootori esindajatega, et kui on. Et siis saab natukene kuulda, aga asi on nagu ma eile juba rääkisin, on pisut kriitiline. Et eks see reedene päev ole üldse niimoodi,
et on suur vaikus meediatsoonis, aga homme, kui on ka lõunapaus, et siis on siin rohkem sebimist. Ja. No suur vaikus andis kindlasti võimalus tutvuda Horvaatia köögiga, ma arvan. Ei, absoluutselt mitte. Mul oli siin parajalt tihe tööpäev, eks no ma tahtsin seda rallit ju pidin ka jälgima ja siin vahepausid olid nii nagu olid ja ega ma eriti siin lõunat söönud ei ole, küll aga eile õhtul ja sõin Hiina toitu, mis osutus väga heaks, et ühesõnaga ütleme niimoodi, et ma pole tükk aega üheski Hiina restoranis saanud sedavõrd head toitu, mis oleks parem sellest, mida ma ise valmistan. Et ma palusin kokale kiitust avaldada, et veiseliha ja nuudlitega väga hästi tehtud Hiina toit ja ports oli nii suur, et ma pidin ikkagi osa järgi jätma, sest paksemaks ma minna ei taha. Nojah, kuule olgu Jaan, püüa siis Otti ja jäta Mikker siis ikkagi sisse seekord. Tähendab jah, eile oli selle Robert Jürgensoniga oli mingisugune jama oli, kusjuures ütleme niimoodi, et kõik märgid näitasid, et Mikker peaks sees olema, aga ei olnud. Aga minu puhul juhtub seda alati. Jaa, täna ei juhtu. Tavai, Jaan. Teeme nii, homme kuuleme, näeme. Vot siis, eile jah, õnneks Jaanil on detailne mälu ja pani Roometi laused kirja mälu järgi. Ohoh, see näitab taset. Jaa. Aga taset on näidanud, mina vaimustusin ka Sebastian Ogiest. Ma vaatasin just, et 6. katse lõpus ta kaotas 18 sekki Neville'ile, võitis 7. Edu oli Neville'i ees 2 sekki, Evansi ees 0,3 ja võitis ka viimase päeva pikima 9,2 sekki Formeau ees, 9,4 sekki Neville'i ees, 11 sekki oma tiimikaaslase ees. Ehk et kui võiks arvata, et hoopis Ogier peab siin jalga gaasipedaali pealt maha võtta, siis ma ei tea, kas läks sassi mingid korraldused, aga Evans võitis hoopis. Tundub küll, jah. No see on selline vana hea Ogieri tase, ja tegelikult minust nende lühikeste katsete lõpus oli võib-olla näha sellist väikest frustratsiooni temast, et ta ei olnud väga rahul ja vist äkki enne viimast küsiti ka, et kas ref on lõpuks kuskil jäi kõrvu ja siis ta ütles, et on ja küll, et viimane katse ma saan sõita. Ja ta näitas, et ta suudab sõita ja ma arvan, et see refi see nii-öelda management, refi taktika ja refi hoidmine on see, miks ta nii mitmekordne maailmameister ka on, et ta ilmselt väga hästi on ka oma plaanid läbi kalkuleerinud, kus vajutada, kus mitte ja et viimaseks pikaks peab hoidma. Nii et see edu oli nii suur, et ta pidi tegema midagi teistmoodi kui teised. Arvad, et Nipites hoidis seal mingit teatud refe? Ma kardan küll. Ma kardan, et seal pidi olema refi strateegia, et seal muud edu puhtalt, ma räägin see tasemeliselt niivõrd kõrge, et Ogier pool pensionärina ei saa. Esimesel katsel ta kaotas ise 14,5 sekundit Neville'ile. Ja, oli küll. Mis siis 8. lõpus oli. Ja, vahepeal oli tire fitting zone, on ju, see uued refid alla. Ja võibolla see vahepeal, mis ma ütlesin, et ta nagu tundus, et veidi frustreerunud oli, et ta võibolla arvas, et ta kaotab natuke vähem selle oma nii-öelda mingi strateegiaga. Selles mõttes ma olen suht kindel, et seal mingi selline pikem plaan pidi tänase päevaga olema. Kõva, väga-väga kõva töö ja isegi kahju kohati, et teda nagu ei ole, sest mulle on alati sümpatiseerunud see, et ta nagu kui ta võib olla seal poole ralli peal kuskil poodiumilt väljas isegi võib-olla ja ralli lõpuks ta tuleb ja võtab oma võidu ära oma pika plaaniga. Ei, tore, et ta veel niigi palju on. Ja, selles mõttes on ainult eriti tänases WRC olukorras väga tervitatav, et ta tuleb ja viitsib teha. Äkki annab mõtteainet järgmiseks aastaks võib-olla täishooaeg teha? Miks mitte, tegelikult nagu jah, kui natukenegi motivatsiooni leiab, siis Rovanpera Ogier ka võiks siis päris vahva hooaeg küll olla. Aga kui nüüd vaadata, kes talle seal järgmisel aastal võiks nagu ruumi teha tiimis, et 4 autot võib-olla täishooaega tegema ei pane, siis ma ei tea, Takamoto Katsuta aeg vist
hakkab saama läbi või? No me oleme seda siin arutanud, et see aeg hästi paha on öelda seda kohta, et aeg on läbi või et nagu midagi ei tule, sest tegelikult neid säravaid momente on. Samas me ei räägi enam noorsõitjast, vanuse mõttes võime rääkida, aga kogemuse mõttes enam mitte. Et selles mõttes on veidi võib-olla kahju, et Takamoto Katsuta koht on ju selles mõttes tiimis kindel. Ainus, mis juhtuda võib, on see, et nii-öelda tehakse jälle see Toyota juniori tiim, kus ta sõidab mitte põhimeeskonna arvestuses, et nii-öelda ei saanud oma ülesannetega hakkama. Aga Takamoto on seal nii kaua, kuni tuleb uus jaapanlane. Selles mõttes ma arvan, et see on selge. Jaa, siuke väike maineprojekt. Ja. Aga ei saanud ta kuidagi oma autot liikuma ja raputas ka ise endale tuhka pähe, et olen aeglane, ei tea, mida teha ja pean arenema ja õnneks seda lauset ei olnud, et küll ma õpin, et seda õppimisaega väga palju enam ei ole. No jaa, täpselt, mis ma just ütlesin, et see õppimisaeg tegelikult ongi nagu, ma arvan, neid rallisi, neid hooaegasi on nii palju, ma isegi peast ei oska öelda, 4 hooaega on juba pannud WRC-ga või ja ralli 1-ga, et siin ei ole enam seda õppimiskohta. Aga jah, viimase katse lõpus ta ütles ka ju, et see viimane tuli hästi välja, aga et miks ta teistel katsetel kaotas ja oli nii aeglane, et ta ei oska öelda ja see on väga imelik ja väga veider. Et tundub, et kui need olud on kuidagi stabiilsed, ta saab hakkama, kui juba veidi need olud on muutlikud, siis on jama majas, mis tähendab, et homme saab tal olema väga raske päev. Andreas Mikkelsenist räägime ka veel midagi, et keeruline on norralase kohta midagi öelda, kui kahju on tegelikult. Ei tule. Tegelikult on kahju, sest ma ei saa öelda, et ma olen veendunud, aga ma olen üpriski kindel, et kui ta saaks sõita mingid rallisi, mida ta nii-öelda ise oleks valinud, me näeksime täiesti teist pilti ja ta nüüd sõidabki neid rallisi, mida mitte keegi teine sõita ei tahtnud ja miks mingil põhjusel tema pandi sinna rooli, nagu meile arutasime. Aga jah, selles mõttes ma arvan, et see hoog ikkagi kõiki asjaolusi arvestades on siiski liiga kehv, sest ma ei tea, võtame viimase katse, Munster oli kiirem. Ja. Et Munsteril kindlasti võis ka olla selline täitsa adekvaatne tulek katse peal, aga ma arvan, et sellist asja... Munster oli kiirem ka eelviimasel katsel. Ja. Ma vaatan, kuidas teistel. 6. oli Mikkelsen kiirem, 5. oli jälle Mikkelsen ja sinna vahele mahtus Katsuta ka, et aga nagu natuke nalja tegi tema viimase katse intervjuud, tegelikult tahaksime sõita seal eesotsas. No, kes ei tahaks? Aga kallis sõber, sul on eesotsas 2.37,8 puudu. Ja, et jah, mul ei ole tema kui sõita kohta midagi halba öelda, sest tegelikult on nagu tõestanud ennast igast asendist. Ja kui ta on võtnud nagu ralli 2-ga tiitleid, siis see võimalus, mis ta sai, ma arvan, et see tundub loogiline. Okei, tal juba vanust on, aga siiski, ma arvan, et see on nagu loogiline samm, aga jah, mitte nii nagu ta seda või kuidas Hyundai seda talle pakkus, et see niimoodi need asjad ei kuidagi ei klapi üldse. No ralli 2 arvestust, no midagi pole öelda, see Bulgaaria rahvuskangelane on päris kiire. 31,1 sekki Johan Rosseli ees päeva lõpuks. Ja Gus Greensmith on ka seal poodium heitluses 36,4 sekki kaotus ja siis tuleb Sami Bajari, Pepe Lopes, Pepe Lopes oli päris hea spin vahepeal. Ja ref ka katki viimasel. Nikolas Siamin, Joona Lauri, Eivind Brünildsen ja siis Georg Linnamäe 9. kohal. Mis me Georgi kohta oskame öelda? Väga kuulnud ei ole, mis ta ise arvab sellest. Ja ma vaatasin katseid, siis mul tundus nagu mitme katse peale, et okei, nüüd on mingi probleem, näiteks mingi split oli 3 kilomeetri split ja kaotust oli juba üle 7 sekundi näiteks, et siis oli nagu kohe see mõte, et okei, midagi on viga. Tundub, et ei olnud viga ja tulebki täiesti safe moodis seda läbi, mis ei pruugi üldse halb olla, selles mõttes, mida me ka eile arutasime, et lihtsalt ilma probleemid, et oleks tal vaja lõpuni tulla, me oleme seda kiirust näinud, ilmselgelt Rootsi põhjal me saame öelda, et ta on väga kiire ja kuna ta ennast ka siin punktidele ei pannud, siis oli see kuidagi etteaimatav, et tal seda kiirust siin ei ole. Võib-olla jah, see on natuke, see kaotus on liiga suur, aga tundub, et kui ta tunneb, et see on see tempo, millega ta suudab selle ilma probleemideta läbi tulla, siis ei, muidugi. Kui sa tunned, et sa ei ole esikolmiku konkurentsis, siis üle oma varju ei hüppa ja igal juhul on targem finišis. Ma arvan, et see ralli oli siin top 10 ära tulla
see on, ma arvan, nii-öelda suurt pilti vaadates hea, sest need kilomeetrid, mis ta siit siis nii-öelda kätte potentsiaalselt saab ja selle kogemus, et selle ta saab juba järgmise asfaldirallile Kesk-Euroopa, ma arvan, on ta järgmine asfaldiralli üle tuua, mis on oluliselt lihtsam ralli. Nii et sellest keerulisest rallist sinna minna juba, ma arvan, et seal näeme juba teist pilti. Aga võtame küsimused ja mõned küsimused on ikkagi tulnud, ma ühe saatsin sulle edasi ka, jätame selle maasikaks. Aga Argo ütleb tere, kas on teada, kes sõidab Otile esiautot ja kas ka päeva teises pooles kasutatakse esiautot ja vastus on, et Ken Torn ja Kuldar Sikk. Ja siis Georg Linnamäele teeb minu meelest Robert Virves. Nii või? Minu meelest küll, jah, kui ma nüüd ei eksi. Päris põnev. Ja. Aga Otile esiautot, sellega seostub ka see, et mulle veidi üllatusena tuli see, et 5. katsel ei olegi esiautot, et kõigile tuli üllatusena, et see lumi sinna maha tuli ja oli, et meil küll infot ei olnud, et lumi maha on. Jaa, seal vist oli kuidagi. Seal oli see, et nad ei jõudnud 4. katsele enam peale, sest see stardiliiv on ikka piisavalt pikk. Jaa, oli küll, jah. Ei jõudnud siis enne 5. katset oma seda luureringi teha, nagu öeldakse. Jep, täpselt nii oligi vist, et seal kuidagi ajagraafiku error oli ja ega sõitjad ka kohe selles mõttes kurtsid, et päris keeruline, et nagu pool pimedusest tuled. Jaa, päris huvitav vaheklipp oli seal Julian Porter näitas ülesõidul, et asfaltrallil võib üks tiimiliige sulle anda uuendatud legendi. Ja. Ma ei teadnudki seda. Seda tehakse, kui sa saad, kui sul on aega, anda see nagu füüsiliselt üle. Aga kes seda uuendab? Seda uuendabki Gravel Crew, su legendi. Aga siis Martin ei saa ju võib-olla käekärast aru? Peab saama järelikult. Et kaks varianti on, kui ajagraafik on väga tihe, siis seda tehakse telefoni teel ja on ka minu meelest päris mitmeid kordi olnud veel WRC live'ist ka näha, et ala, ma ei tea, 20 sekundit on stardini ja veel telefon käes põhimõtteliselt pannakse viimaseid note kirja, et seal on tõesti nagu see ajagraafik kohati võib olla nagu ülitihe. Aga kui on aega, siis ja Gravel Crew on kuskil lähedal, siis saab nii-öelda teha kohe legendi switchi, et anda päris nii-öelda täiustatud nootidega legendi üle kaardilugele. Ma võin kandideerida mõnda tiimi sellesse rolli, kes seal ülesõitul seda üle annab, et tundub päris lihtne töö. Ma arvan, et see on ikkagi Gravel Crew, keegi see nii-öelda, kes seal kõrval istus kaardilugeja tooli peal, tema selle üle andis, et siis see peaksid olema see kaardilugeja, kes neid märkeid kaasa. Kaardilugeja ma veel ei saa olla. Võib-olla kunagi, siis kui naine lubab. Jah, aga küsimus järgmine siis... Marek on saatnud meile pildi, ma näitan sulle pilti ka, raadiopilti näita. See pilt on Timo Anise Keenia ralli pilt. Väga lahe koht seina peal. Kusjuures ma tegin midagi sarnast, just ma natuke tuunisin kodus oma kööki ja siis ma panin sellise üleval kappe, mul ei ole, siis ma panin sellise tasapinna, sinna ma panin mingid karikad ja värgid, mis sinna vahtsid, nii et natuke sarnane. Okei. Aga ütleb siis Marek, et tal ei olnud plaanis midagi küsida, kuid juhtus teisiti. Nimelt läks mõte Robert Virvese tegemistele, kus ta on korduvalt kurtnud sponsorite puudumisele, samal mehel kiirust nagu on ja junior WRC ju pani ka kinni. Siit küsimus, kui keeruline on rahalist toetust küsida, et rallidel osaleda, ei tundu emotsionaalselt olevast just kõige lihtsam toiming. Ja siis samas, kui ise ei küsi, siis ega keegi niisama ka pakkuma ei tule või on hoopis Eestis raha otsa saanud. Rauland teab seda omast käest, kuidas on küsida raha. See on nii valus teema. See on väga valus teema. Mitu eid oled saanud? Ma arvan, et kui ma ütlen 1000, siis ma ei valeta. Mitu jahhi? Ma pakun, et karjääri jooksul, kes on jah öelnud ja ka päriselt raha andnud Eestis, see number ei ole kindlasti suurem kui 10. 1000 versus 10. Ja ega see 10 on ka tulnud kuidagi niimoodi, et esimene hooaega antakse nagu paar reffi ja kuidagi on sobinud ja meeldinud ja järgmine aasta natuke rohkem ja nii edasi. Et mul õnnestus, ma olin õnnelik, et mul oli selline üks suurem sponsor, kes kattis nagu päris suure osa eelarvest ära. Tahtsid midagi vastu ka, logo? Ja ikka, et mingid koostööd ja teles jooksis meil koostööreklaam. Aga see on kuratlikult raske töö
sellega ongi see tobe asi, et sa põled ise tegelikult nii läbi selle protsessi käigus, et sa lõpuks ei tahagi sinna rallile enam minna. Samas, kas lasta seda kellelgi teisel teha, oleks väga mõistlik. Aga jälle siis selline nagu isiklik touch jääb puudu, et see võib-olla see protsentuaalselt see võimalus see raha sealt ära tuua ikkagi juba jälle langeb ja sa ei taha nagu seda kellegi teise kätte ka usaldada nii-öelda, ma ei tea, pool manageri kätte või midagi. See on üli raske teema, nii et kui ma tean täpselt, mida Robert Virves praegu tunneb ja mul on kahju, sest ma tean, kui kuradi raske töö see on. Et ega seal ei olegi midagi muud. Tal on õnneks olnud õnne selles mõttes, et ta on leidnud mõned head suured sponsorid, kes täna ka vist, ma saan aru, potentsiaalselt on olemas, aga mingid on ka kaduma läinud. Et see on jah hästi-hästi keeruline teema siin, eriti võib-olla siin viimasel ajal Eestis. Eks see Eesti majandus teeb siin ka trikke ja kõik suured inflatsioonid ja värgid, et see sellisele kallile spordialale ei ole kuidagi hästi mõjunud. Ja siis Marekile on üleskutse, et kui mõni hea ettevõtja, kes tahab noori rallimehi aidata, nad võiksid ennast teada anda. No ma ei tea, ma arvan, et ärge läbi meie saate teada andke, et andke otse siis sõitjatele. Teate küll, kes need kiired poisid meil Eestis on. Ja, aga lihtsalt, kui ma ei tea, vaevalt keegi sõita meid praegu kuulab, aga kui kuulab, siis omast kogemusest lihtsalt, et see koostöö peab olema ikkagi nagu, et päriselt see pakub pinget ettevõttele ja lihtne on panna logo kuhugi auto peale, aga tegelikult see süsteem seal taga peab olema oluliselt detailsem ja kuidas sa midagi suudad vastu pakkuda. Ja tänases maailmas lõpuks su sotsiaalmeedia peab olema müügikanal, et muud moodi siin ei saa. Ja nii ongi tegelikult, et see raha, mis pannakse nii-öelda ralli alla, võtame suurusjärgus mingi, näiteks keegi annab 20 000 sulle per hooaeg, siis selle sama raha eest saab, ma arvan, 10 korda parema reklaami läbi muude kanalite tegelikult, et seal peab sellist mingi fanatt peab ka olema ikkagi natuke, kes selle raha välja käib. Jaa, kahjuks on nii. Ingmaril on päris hea küsimus. Kuidas sõitjad ennast õhtul välja lülitavad, et õigel ajal magama saada? Kas pea on igasuguseid mõtteid täis ja und ei tule või on mingi hea kindel nipp neil selleks? Või pigem on raske päev selja taga ja hotelli jõudes kukutakse lihtsalt voodisse? Täiesti oleneb sõitjast. See on väga hea küsimus. Mulle väga meeldib see küsimus. Nii et kui meil auhind oleks anda, ma annaks talle. Ingmaril vist on auhinna kapp on täis juba. Täpselt, et tal kuidagi tuleb hästi välja. Oleneb hästi palju sõitjatest, kui me võtame Toyota tiimi, siis kuidagi meenub, et kes seal tegeles või vastutas ka sellest, et siis sõitjatel nagu saaks maha rahuneda. Ma ei tea, mis fisiod või kes nad olid, et oli siis öelnud kuskil intervjuus, ma arvan, et see vist ka Delfis olla see intervjuu läbi joosta, et mõned sõitjad vajavadki põhimõtteliselt, ma ei tea, see oli see Toyota fysio. Jaa, just. Ja siis tuligi näide, mida Rovanperega tehakse, siis öeldi, et ei, Kalle ei taha midagi, et Kalle läheb ja kukub. Mul isiklikult ühel hetkel, ma arvan, võiski olla junior WRC hooaeg, kus ma panin mingid sellise mingi meditatsioonimuusika klappides kõrva veitsaks voodis ja ma ei tea, mingi loodushelid. Et kuidagi tundus, et kui toimus natuke liiga palju päeva jooksul, siis selline mingi 10 minutit rahustas hästi maha ja tuli hea uni. Aga ma arvan, et jah, igal sõitjal on see täiesti individuaalne. Ma kuigi arvan, et suures pildis suur osa sõitjatest on nagu suht sellise külma närviga vennad, et lähevad ja kukuvad. Ma üritasin kiirelt leida seda artiklit, aga see pealkiri umbes selline, et leidsin. Rallimeeste füsioterapeut võtab valu ära, toidab kõhu täis ja kui vaja, paneb ka magama. See oli päris hea lugu. Rovanpere kohta ta ütles, et ma ei leia nüüd seda üles. Ta ütles jah, et ta annab mingid äpid on olemas, mis loevad sul unejuttu või mingit umbes nagu meditatsiooni. Eks see ongi mingi pool meditatsiooni äpid, jah? Ma olen proovinud, ma ei suuda. Ma kuulan lihtsalt podcasti ja seal 10 minuti peal tuleb see ise. Ma olen sama, et mulle see nii-öelda meditatsioon mingi jutuna nagu pigem võib-olla häirib, aga selline mingi rahustav muusika võib-olla tol hetkel toimis hästi. Ma ei kasuta seda, sest mul magamisega mu probleem on võib-olla see, et nii kui ma lähen, siis ma juba norskan. Et elukaaslane vahest ütleb, et kuidas võimalik on, et ta on kade. Jaa. Küsimusi on veel Kalle Ojast. Tervitame Kallet ka. Küsimus eksperdile. No nii, tulista. Teame, et Horvaatias on teepinnas väga vahelduv. Kuidas sõitjad seda legendis kajastavad ja kas märgivad? Millised need märksõnad võiks olla?
Jaa, ikka. Hästi, ma nüüd ei saa jälle kuidagi kellegi eest rääkida, mida seal märgitakse, aga võib võtta täiesti sellise mingid lihtlabased väljendid, et kui sul ikkagi, ma arvan, viimase katse lõpust oli näha siin täitsa värske asfalt, et siis legendi saabki ära märkida sellise, kuidas seda märkida, see võib olla, panedki, et tulebki mingi uue pinnasega sektsioon, oleneb, kus sa saad seda nagu, kui palju aega sul on, et selle järgi sa pigem nagu üritad märkida seda, et kuidas sa seda siis iseloomustad seda teelõiku. Et kui seal kurvid laavad ette, siis tõenäoliselt sa ei jõua seda ära kuidagi kirjeldada, nii et siis eriti kui on sirge, siis ei ole ka väga vaja. Aga kui see on kuskil kurvi taga, siis on seda kindlasti vaja, et kas on selline abrasiivne pinnas, muidugi Gravel Crew teeb omalt poolt selle töö ka veel lisaks ära, et kui see peaks olema tolmune, mudane, kruusane, et eks see selline hästi sõltub sõitest, et kui mina peaksin nagu praegu panema, siis ma olen sõitnud Korsika ralli ainult asfaldi peal, et siis oli nagu lihtne need sirgeid ja pikkasi sirgeid seal oli ka kohati, et jõudis ära mainida lihtsalt, et kas on selline põhimõtteliselt kiiresti öeldud kareasfalt või uus asfalt või midagi sellist, et umbes selline vastus. Teine küsimus on Kallel ka. Kui oletada, et mingil põhjusel polnud võimalik legendi teha, ehk siis rada läbi sõita, kas on mõeldav, et legend tehakse videote põhjal? Ütleme, et oled kõhuviirusega Audis rekepäevadel. Teoreetiliselt küll, ma arvan, et sellel tasemel... Kas sa pead sõitma reket, ei pea? Ei pea, ma arvan, otseselt, et see kuidagi ei reguleeri, ma arvan, reeglid seda. Aga sellel tasemel siis on lihtsam see ralli sõitmata ette, sest see on nagu ohtlik, ma arvan. Aga kui siin kohalikus meistrisarjas, ma arvan, et selliseid asju on juhtunud isegi ja kui ma praegu mäletan õigesti, et siis kuidagi nagu meenuks, et mul endalgi on mingi error olnud mingi katsega või mingi lõiguga või lõpu mingi kilomeetriga näiteks. Ma sirvisin täna neid Stewart dokumente, kohtunike dokumente, selle üks tagumistest meestest sai, ma ei mäleta, kas sai isegi trahvi või vähemalt noomida, et ta oli mingeid lõike rekel korduvalt sõitnud, tagurdanud ja uuesti sõitnud, tagurdanud ja uuesti sõitnud. Et seda päris vist teha ei tohi. Seda tohi ja siis 2 korda on läbimine, et kui sa tagurdad korra või 2 kuskile, aga okei on ju, et jäi nägemata. Ma ei tea, kas keegi nii-öelda tänavasõid auto sõitis vastu või midagi. Aga jaa, ma millegi pärast mäletan, et mul on mingi probleem olnud mingi lühikese lõigu kuskil katsel, siis tegelikult ma arvan, et ma võtsin kellegi teise käest, kellega ma teadsin, et mul on sarnane legend. Ma võtsin selle 1 kilomeetri lõigu ja vaatasin video järgi üle ja tegin natuke muudatuse enda järgi. Ma kuidagi mäletan, et mul on mingi selline probleem olnud kunagi. Võtame siis Georgi küsimused ka kiirelt. Ma selle esimese poole võib-olla jätaks, vaatame, kuidas see ralli kujuneb ja siis võib-olla kommenteerime seda lõpus, aga kas küsimus naiskaardilugejate kohta, et kuna nad on kaalult kergemalt, kuidas sel juhul auto miinimumkaalu mahutatakse ja kui palju on üldse auto nõutud miinimumkaal? Auto miinimum nõutud kaal? Seda peaks guugeldama ilmselt. Ma loodan, et ma ei pane praegu pange 1200 kilo. Okei, aga see, ütleme Sami Pajari ja mis see M. Mälkonen, see tundub küll päris kerge paar. Jaa, oota, ma jõuan kohe pointini. Auto kaal, mul on kohe tegelikult iga aasta need regulatsioonid muutuvad. Jaa, nii. Siis nii, auto koos meeskonnaga ja varurattaga 1360 kilogrammi. Nii. Ehk siis 1200 on auto miinimumkaal ja 160 jääb siis ratta ja sõitjatele. Ehk siis ratas, palju 15 kilo või? 20 kilo. Ehk siis 70 kilo jääb sõita miinimumkaaluks. Praegu põhimõtteliselt suurusjärk. Aga kui peaks nagu miinimumkaalus puudu jääma, siis pannakse mingeid asju... Siis tuleb panna lisaraskuseid, pannakse istme alla, et see võib juhtuda, et kui sul ikkagi 50-kilone naisterahvas istub kõrval, siis tuleb panna lisaraskust. Kas Rolandil on kogemus naiskaardilugejaga, on teine küsimus? Ei ole.
ei ole. Pidi ükskord olema ühel rallisprindil, kui ma õigesti mäletan, aga läks teistmoodi. Ma arvan, et seal tänapäeval pole vahet, et naine või mees siis. Ei ole. Võib-olla isegi jah. Naise võib-olla mingi täpsus, mingi konkreetsus võib-olla sobib paremini. Hääle toon. Ja tundub, et soomlastele meeldib see, et viimase aja väga populaarne teema. Ja siis siuke küsimus ka, võib-olla paneme kiirelt puusalt ja lõpetame selle küsimusega ka saate ära, et milline on teie jaoks kõige sündmuste rohkem MM-ralli, mida olete telerist oma silmaga näinud? Sündmuste rohkem. Mul tuleb see Keenia ralli ette, kus oli kojamastega probleeme. Päris tore. Mul tuli praegu meelde üks Türgi ralli. Kus Tänak 9. kohalt võitis just. Jah, et põhimõtteliselt kõik WRC autod ees kukkusid ära. See on sellest Oti filmis ka, seal Vanamaa alles esimene päev, 9. koht küll ta jõuab. Ja. Seesama ralli vist oligi, et see oli nagu täitsa sürralli, kus minu meelest kõik kukkusidki ära. Ja siis vist kas see võis olla see aasta, kus Henning Solberg võttis ka mingi 5. koha vist Rally 2 autoga või? Minu arust Jaapanid on ka päris sündmuste rohked alati, seal põlevad autod, tuukreid ei ole, katse venib. Kogu aeg, Rally Estonia on ta sündmuste rohke või? Ma arvan, et suures pildis mitte, sest Rally Estonia ei ole nagu väga autosid lõhkuv ralli ja ta on ikkagi nagu üpriski, pigem võiks öelda, et nagu lihtne sõita olude mõttes. Et seal jah küll mingid katseda, mis teine ring läheb nagu päris katki, aga üldiselt ikkagi pigem nagu lihtne sõita ralli. Ma arvan, me peame need podcastide pealkirjast vaatama, mis meil ägedamad pealkirjad on, need tavaliselt ongi sündmuste rohkemad. Just. Aga davai, kuidas meil homne päev välja näeb? Loodame vihma, sõitjad kindlasti ei looda ja äratus 8.31, homme laupäev. Kui tuisust läbi saad, siis õhtul jälle kohtume. Tead, mis ma hakkasin Rakverest tulema ja suvereffide autol all ja täiesti haigelt libe lumi maas. Ongi juba? Ja Haljala ristis oli... Tuled Tiivanile mulle või? Meil on toimetuses Tiivan, tulid siin. Ja magame siia või? Küll ma ennast kohale sebin. Aga Haljala ristist alates kõik klaar, puhas. Nii et see vana ja Lääne-Virumaa ikka võtab selle lume endale alati. Aga olles ettevaatik, kui nüüd tagasi sõidad? Ja välja vaatan, siis praegu on siin ikka väga okei. Ma räägin, Rakveres on maa valge. Ma külvasin muruseemed kurat üleeile. Hommikul kelgutama. Külvasin muruseemed, see õnnetu seeme. See on surnud. Nüüd ma pean uue panema. Aga davai, homme siis 15 kilti, 20 kilti, 8 ja 9 ja siis on, ei ole nii nagu täna, et tagurpidi tagasi, vaid jälle 1, 2, 3, 4 järjestuses. Ja lõpetame päeva siis kell 7 algava 9 kilomeetrise katsega ja homne podcast siis loodetavasti saab natuke varem üles kui tänane. Nii et püsige ikka meiega, minge lugege Jaan Martinsoni päevakommentaari ja Ott Tänaku intervjuud. Ja nautige homme hommikul varakult juba Horvaatia loodetavasti vägevaid ilmaolusid. Jaa. Nii on. Ja nii on ja nii jääb. Nii on ja nii jääb ja juba homme kuulemegi jälle. Ja, kõik head. Kuues käik.